Mida on vaja selleks, et Saudi Araabia sellesse konflikti sekkuks? Puudub selge vastus, millal Saudi Araabia kuningriik sellesse võitlusse astub või mis täpselt nende reaktsiooni vallandab. Tegelikult on küll. Ja sellesse võitlusse astumine, sest nagu näeme, on see ahelreaktsioon, sündmuste jada. Me ei suuda ette kujutada, kuidas asjad tegelikult lahti rulluvad. Kui Saudi Araabia sekkuks sõdadesse täie jõuga, kaotaks enim Iraan. Sest Saudi Araabia aktiveeriks oma kahepoolse kaitseleppe Pakistaniga ja mobiliseeriks Araabia ja moslemi maailma. Me räägime enam kui 50 moslemi riigist, kelle eesmärk on Iraan paika panna. Viimane asi, mida me tahame, on sellesse sõtta sattuda. Soovime alati poliitilist lahendust. Pole kahtlust, et parim tulemus oleks see, kui Iraan loobuks vabatahtlikult 3 peamisest nõudest. Peamised teemad on relvarühmitused, tuumaambitsioonid ja ballistilised raketid. Kas ameeriklased ja iraanlased saavad taastada Iraani mainet ning täita 3 nõuet ilma täielikku alistumist kuulutamata? See oleks kindlasti kõigist parim võimalik stsenaarium. Te mainisite kahepoolsete suhete alustamist Pakistaniga, mis on tuumariik. Jah, see on tõsi ning nüüd on meil kokkulepe Pakistaniga. See on vastastikuse kaitseleping, mis tähendab, et Saudi Araabial on nüüd Pakistani tuumavihmavari. Hindame Pakistani kõrgelt, kuid see ei tähenda, et eemaldume oma strateegilistest partneritest nagu Ameerika Ühendriigid, Euroopa ja teised liitlased. Ei, Saudi Araabia lihtsalt mitmekesistab suhteid. Estratégicas. Pakistan on alati olnud Saudi Araabia kuningriigi kindel partner ja liitlane. Pakistanis toimuv mõjutab meid ja Saudi Araabias toimuv mõjutab pakistanlasi. Nagu mainisin, usun, et viimane asi, mida Iraan tahab, on Saudi Araabia tõsine sekkumine sõtta. Jah, see on hoiatus Iraanile. Absoluutselt, ma olen sellega täiesti nõus ja usun, et ratsionaalsed inimesed Iraanis, kui seal üldse ratsionaalsed inimesi on sellest täielikult teadlikud ja mõistavad, et Saudi Araabia ei tohiks kunagi Iraaniga sõtta minna, sest see oleks sõna otseses mõttes katastroofiline ja täiesti laastav kogu Iraani piirkonnale. Kui sa nii ütled, siis hetkel puudub huvi Iraaniga dialoogi pidada ja Saudi Araabia ei soovi konflikti sekkuda. Sa pead selle lihtsalt omaks võtma. Jah. Saudi Araabia asutaja ütles tabavalt juba 1920. aastal ehk 100 aastat tagasi. Ta ütles kindlalt, et elav ei võitle surnuga. Mida ta sellega mõtles? See mõte oli, et võitlus kellegagi, kel pole midagi kaotada, viib hoopis vastupidise tulemuseni soovitule. Arvan, et Saudi Araabia kuningriik püüab olla võimalikult vaoshoitud. Me teame, et see pole meie sõda, vaid selle algatasid Ameerika Ühendriigid. Austame neid ja soovime neile parimat. Ja me usume, et Ameerika Ühendriikide riiklik julgeolek on ülemaailmse julgeoleku laiendus ning Ameerika Ühendriikide rahvuslik heaolu on ülemaailmse julgeoleku laiendus. Finantsiline heaolu ja nii edasi. Võib-olla lõpetab president Trump sõja peagi. Me näeme, et 2 peamist tegurit panevad president Trumpi kõhklema pika sõja pidamises. Üks neist on maailmameistrivõistlused 2 kuu pärast. Ja teine on kongressi valimised, vahevalimised ja nii edasi, novembris. Nii et võib-olla Ameerika Ühendriigid tõesti mõtlevad sõja ajutisele peatamisele. Teine voor võib toimuda pärast suuri sündmusi aasta lõpus. Aga me ei tea. Ja me ei tea, kuidas Iraani rahvas reageerib kõigile neile arengutele riigis sees. Nagu mainisin, pool elanikkonnast elab vaesuspiirist allpool. Pingete kasvuga kannatab enamik iraanlasi veelgi rohkem. Tunneme sügavat muret nii enda kui ka Iraani rahva pärast, kes on palju kannatanud. Praeguse Iraani režiimi pantvang.
Mõistan Iraani vastu tuntavat viha, kuid kas leidub ka USA-sse suunatud viha? Põhimõtteliselt ei saa keegi tegelikult kaitsta Iraani. Jah, meie ei palunud seda sõda ning tegime lobitööd, et Ameerika Ühendriigid seda ei alustaks. Aga lõpuks on Iraan kõige destabiliseerivam riik selles piirkonnas ja maailmas. Ja me räägime Iraanist, kes on värvanud siin Lähis-Idas, Saudi Araabias ja Pärsia lahe piirkonnas omale relvarühmitusi, on olnud esirinnas nende destabiliseerivate tegevuste all kannatamisel Iraani režiimilt. Olgu see Jeemenis läbi Hutide või Liibanonis läbi Hezbollah. Ka siis, kui nad toetasid Bashar al-Assadi režiimi ja teisi relvarühmitusi Iraagis. Kas Iraani režiim pole mitte häbenemata rahvale öelnud, et nende eesmärk on revolutsiooni eksport? Ja see on tõesti nende plaanides põhiseaduses, seega on Ameerika Ühendriikide idee minna sõtta Iraani režiimi vastu ausalt öeldes mõistlik. Peamiselt seetõttu, et me räägime riigist, kellel pole veel tuumarelvi. Nii et kujutage ette Iraani tavasid ja käitumist ja kui palju ohtlikumaks see muutub või ohtlikumaks kui kunagi varem, kui nad saavad tuumapommi. Seega jah, Saudid on olnud kõhkleval seisukohal selle sõja alustamise toetamisel. Kuid samas on arusaadav, et Iraani režiim pole lubanud poliitilisel dialoogil muutuda tulemuslikuks. Iraanlased on alati uhked, et oskavad aega enda kasuks kasutada. Seetõttu kõik Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelised poliitilised arutelud, toimugu need Omaanis, Šveitsis, Viinis või mujal, tulemus polnud hea. Miks need ei olnud edukad? Sest me teame, et iraanlased üritasid alati probleemi edasi lükata ja kasutasid aega enda kasuks. Nad lihtsalt ootasid, kuni Trumpi ametiaeg lõpeb, et saaksid oma vanade tavade juurde tagasi pöörduda. Siis Muljetavaldav on, kui kiiresti maailm muutub. Me alustame sõja 3. nädalat. Kui palju on riik 2,5 nädalaga muutunud? Jah, usun, et Saudi Araabia kuningriik on varemgi rängemate olukordadega silmitsi seisnud. Näiteks kui Saddam Hussein tungis Kuveiti. Nagu paljud teisedki konfliktid selles piirkonnas, nii palju erinevaid sõdu, mis on meie ümbruses aset leidnud. Ja Saudi Araabia kuningriik koos oma lääne liitlastega surus alguses kommunismi maha koos ning võitlesid ka terrorismi vastu koos ja töötasid ülemaailmsete energiaturgude stabiliseerimise nimel koos. Nii et Saudid ja kõik teised GCC riigid, mis puudutab logistika, sadamate ja lennujaamade pakkumist. Me teame, et Saudi Araabia on praegu ainus GCC riik, kelle enda lennujaamad ja sadamad veel töötavad. Me näeme laevu lahkumas Hormuzi väinast ja Punasele merele, aga kus on Huthid? Jah, Hutid. Ma usun tõsiselt, et nad on hakanud mõistma, et Iraan ei jää enam täpselt samaks Iraaniks. Nii et tegelikult nad hakkasid mõistma, et neil pole enam mingit poliitilist kasu. Soovides järgida ja kopeerida Iraani tegevusi piirkonnas, kes võiks seda teada? Võib-olla on see vaid minu soov. Aga ma usun, et on täiesti võimalik, et Huthid ilmuvad välja Jeemeni rühmitusena, mitte ainult Iraani toetatud relvarühmitusena. Hutidel pole kõiki kaarte. Kui nad hakkaksid sihtima laevu Punases meres, muutuks probleem palju keerulisemaks. Absoluutselt kindlasti. Ja me näeme, et Iraani režiimi peamine eesmärk on kasutada kõiki oma liitlasi, et kahjustada ülemaailmse majanduse selgroogu, mis on energia ja kaubanduse voog inedese. Miks nad seda teevad? Sest nad tahavad, et lääne inimesed, ameeriklased, kodanikud mitte ainult ei lahkuks, vaid tunneksid ka selle sõja kuumust, selle sõja hinda. Siis saavad nad survestada Ameerika ja Euroopa rahvast,
et need omakorda survestaksid oma valitsusi sõja lõpetamiseks. Tegelikult mõjub see vastupidi, sest ma ei usu, et see nii toimib. Sest me näeme praegu, et Iraani režiim tõestab seda iseendale, piirkonnale ja kogu maailmale. See riik on ettearvamatu ja täiesti ebausaldusväärne. Ok, Salman, obrigado.